Tere, Timo! Tervist! Mul on väga hea meel, et oled siia tulnud enda mõtteid jagama sellest, et mida tähendab sinu jaoks rikkus ja avastada koos meiega neid rikkuse saladusi. Aitäh kutsumast! Puhas rõõm on siin olla ja loodan siis anda enda nägemuse ja arusaama sellest, mida sa just sissejuhatuses ütlesid. Minu jaoks tundub see hästi huvitav inimene, sest sa oled teinud minu jaoks hästi huvitavaid valikuid oma elus ja sattunud tegelikult ka läbi siis kaamera silma jälgima sellise maailma elu, kus ma kujutan ette, et on päris palju ilu, valu, võib isegi öelda, et raha sõidab ratastel, on ju, kui see hästi sõidab, aga mis on selle hind? Ja selles mõttes, et ei saa vastu vaielda, et elu oleks igav, et kuidagi on niimoodi läinud, et valikute tulemusel olen jõudnud kogeda selle suhteliselt lühikese aja jooksul päris palju. Ja üks osa sellest on olnud siis fotograafia ja kogu see maailm ja minu töö siis Autoralli MM-sarjas fotograafina ja ka sellest sarjast väljaspool. Et see on pakkunud rohkem kui 15 aastat mulle juba sellist tohutut emotsionaalset pinget, selliseid laenguid nii-öelda, et kuidas Ameerika mägedel on võimalik saavutada seda maksimaalset edu, aga samas olla ka nagu täiesti põhjas ja kuidas siis erinevad tüüpi inimesed nende emotsioonidega ja situatsioonidega nagu toime tulevad. Et ühe poolt on nagu huvitav see, et kuidas nagu näha, kuidas teised antud situatsioonides käituvad, aga teiselt poolt siis, kuidas mina suhestun sellega, millist teadmist ma sellest ammendan ja kuidas ma seda võib-olla siis oma igapäeva ellu üle kannan. Just siin praegu sinu jutus juba oli nii palju komponente, millest kõigest peaks rääkima. Ameerika mäed, ma olin põhjas minu 15 aastat teekonda, et jõuda MM-sarja fotograafiks siis rallimaailmas. Et vaatame võib-olla sinna kõik alguses kõigepealt. Et kuidas see sinu 15 aastat siis alguse sai, et kuidas siis teha üks selline karjäärivalik? Ja, no need algusid on eks mitmeid on, et kui ma nüüd mõtlen tagasi selle, et kui ma alustasin seal sarjas pildistamist 2008, siis sellele eelnes tegelikult veel mitu algust. Ja võib-olla kõige olulisem sellest oli üldse minu sattumine nagu ralliraja äärde, et kui ma lapsena Saaremaal sündides kasvades tundus see kuidagi igati loogiline, et Saaremaa ralli kui Eesti üks suurimaid ja ägedamaid võidusõite, et siis loomulikult üks väike poiss tahab ja kibeleb seda nagu vaatama, siis sealt selline loomulik jätk oli see, et igal aastal sai seda võistlust käia vaatamas. Aga siis kuidagi nagu ajaga siin keskkool ja põhikool olid päris intensiivsed ja ega ta ei olnud mul kogu aeg selles mõttes nagu top of the priority list, et ma nüüd mõtlen nagu iga päev konstantselt sellele, et see oleks üks äge asi, mida teha. Aga ülikooli minnes kuidagi sattus niimoodi, et tollel ajal siis Eestis oli väga suur sõna või suur osa sellele, et Marko Märtin toona sattus sellesse MM-sarja sõitma ja juba kohe algusest peale suhteliselt tegi nagu tegusid, eks ole. Ja siis mäletavasti 2003. aastal oli meil Tartus siis toimumas EOS ralli ja mina siis toona käisin Tartus ülikoolis ja sealt kuidagi sattusin seda võistlust vaatama. Mul oli juhuslikult kaasas üks vana filmikaamera ka. Miks ma selle sinna kaasa võtsin, ma isegi ei oska seda enam nagu lahti selgitada, et see vist oli pigem see, et why not. Et ja ma tegin mingid pildid, siis ma vaatasin seal seda võistlust vist ainult üks päev, kui ma õigesti mäletan, et see ka ei tekita minus mingit üleliigseid emotsioone, aga see oli nagu fun ja siis ma ilmutasin need pildid ära ka ja siis kuidagi nagu endale tundus tol hetkel, et päris äge, kuigi tagantjärele vaatas loomulikult, see oli päris õudne. Aga siis ma tundus, et seda võiks isegi veel teha. Ja sealt edasi siis kuidagi tekkis meil nagu ülikoolis selline seltskond, mingi 4-5 liikmeline, kes siis hakkas käima lihtsalt Eesti rallidel ja kui me elasime Tartus, siis kõik, mis toimus Lätis ka tundus päris lähedal olevat.
ja no toona ikkagi võidusõit oli päris selline, kuidas ütleb, populaarne ja päris paljud inimesed ikkagi käisid vaatamas. Ja siis me käisime niimoodi aastast aastasse ja kuidagi see kirg nagu sai üha suuremaks. Ja sealt tulid mingid väikesed nagu tööotsad, vabatahtlikuna mingite sportlaste abistamine ja siis me jõudsin välja selle, et 2007 vist ma taotlesin Eesti Autospordiliidult nagu ametliku fotograafi tiitlit, et nagu käia siis nii-öelda püsiakrediteeringu alusel neid võidusõite nagu kajastamas ja see ka kuidagi õnnestus niimoodi, et mul ei olnud tohutult suur portfooliot, vaid see oli selline usalduse ja entusiasmi pealt nagu antud nii-öelda tabroo siis. Ja väga palju ei läinud mööda, tegelikult umbes aasta, kui ma juba sattusin MM-ile, et selle ma rääkisin ka iseendale põhimõtteliselt toona nagu välja selle, et läksin sinna ja ütlesin, et kuulge, ma nüüd tahan teha, aga ma niimoodi, et poolenisti sellise motivatsiooniga tahaks seda teha, et ma tahaks kohe akrediteeringut saada ja kohe seda asja nagu teha korralikult ja ma alustasingi MM pildistamist niimoodi või üldse käimist niimoodi, et mul oli kohe akrediteering ja 2008 juhtus see Rootsis MM-il ja sealt edasi oligi loomulik asjade käik, alguses nagu vähem võistlusid ja siis juba 2011 sealt juba läks see asi nagu professionaalsemaks, nagu huvitavamaks ja siis oli nagu tekkis arusaam, et seda on võimalik kuidagi teha sellisel tasemel, et sellega elatist teenida ja et see on nagu huvitav ka lisaks. Et kui sa teed aastas selline paar võidusõit, et siis sa tegelikult väga ei saa aru. Ja kui sa teed selle eeltöö piisavalt hästi ära, siis alt minna on ka suhteliselt keeruline, et sa ikkagi tead täpselt enam-vähem, mis juhtuma hakkab. Et sa kontrollid mingeid asju nagu väga selgelt, eks ole. Ja siis kuidagi 2013 vist või 14 ja siis, kui ma tegin juba ainult kõik Euroopa etapid, siis oli nagu selge, et sealt tagasitööd enam nagu väga ei olnud, et siis tuli nagu keskenduda järgmisele sihile, et teha siis nagu nii-öelda täishooaeg ja nüüd kuni tänase päevani, siis neid on juba peaaegu vist 7-8 või. Mis tähendab seda, et siis nagu võidusõitjadki igal aastal 13-14 etappi nädal aega koha peal seda võidusõitu nagu kajastamas ja elamas täpselt seda sama elu, mis nemad elavad just sellest vaatevinklist, et milline nagu pingutus, emotsionaalsus, kuidas sul need tunded on, eks ju, kodust eemal ja nii edasi, eks. Aga räägimegi korra natukene sellest, tõesti ma saan aru, et tegelikult kogu sinu teekond on
hakanud sellest, et sa sul tuli lihtsalt mõttes, et prooviks, võtaks kaasa ja sealt hakkas tegelikult kõik see arenema ja läbi selle kaamera silma kõikide nende aastate jooksul sa hakkasidki nägema hoopis teistsugust maailma, hoopis teistsuguseid emotsioone. Mis on need asjad, mis sinu jaoks tundusidki seal eriti sellised võib-olla kas enda jaoks välja kutsuvad, kas selle ralli enda maailma inimeste mõistes välja kutsuvad, sest me ju teame seda, et otseses sõna mõttes seal on rikkust, seal on edukust, aga kuidas sina seda näed, mis on seal need emotsioonid, see kodust eemal olek ja nii edasi, kuidas sina seda maailma näed? Võib-olla ma esmalt ütleks seda, et kui võib-olla siin teistel fotograafidel või inimestel, kes on sattunud sellesse maailma, on see sattunud, et see lugu on olnud võib-olla veidi nagu teistsugune, et ta kindlasti on olnud, seepärast, et igal inimesel mingi oma story, eks ole. Siis minul on ta sedapidi, et kõigepealt tuli nagu armastus spordi vastu ja siis tekkis fotograafia sinna juurde kuidagi iseenesest, eks ole. Ja seda teed minnes oli sihuke avastushetk nagu pidevalt, et sa pidid leidma enda jaoks nagu mingisuguse positiivse emotsiooni, mis sind kõnetas ja mida sa nagu ajasid siis taga sellel ajal, kui sa viibisid konkreetselt seda võistlust kajastamas, eks. See oli spordi ajal nagu... Aga mis sind kõnetas? Hea küsimus. Ma arvan, et ma avastasin nagu läbi aja enda jaoks üha rohkem ja rohkem neid positiivseid momente, miks see minu jaoks huvitav oli. Ja nagu ma ütlesin, et kuna mulle meeldis sport, siis seda positiivset emotsiooni oli võib-olla sedapidi minnes oluliselt lihtsam leida, sellepärast, et seal on nagu, et kuna tegemist on nagu mootorispordiga, siis seal on seda nii-öelda adrenaliini, eks ju, maskuliinsust, sellist toorest emotsionaalsust, eks ju, kas siis kui on nagu positiivne või et kui on nagu see nii-öelda põhjasolek, eks ole, et äärmusest äärmusesse. Ja kogu see annab nagu sellise, moodustab terviku teatud mõttes ja kui me nüüd paneme siia juurde selle fotograafia aspekti, eks ole, siis kõike seda nagu kaadris püüda on absoluutselt nagu suurepärane võimalus, sellepärast, et see on nagu väga vaatemänguline sport ja kui me paneme siia juurde veel aspekti, et seda teevad, eks ole, inimesed, siis, ja nemad on emotsionaalsed olendid, on ju, siis kogu see emotsiooni pool sinna juurde saada, nii-öelda siis portreedena või mis iganes situatsioonis, eks ju, et ta moodustab nagu väga selgelt sellise suure spektri ja seda nagu kajastada või tuua nagu inimesteni just selles poolt, mis ei ole nagu võib-olla esmapilgult teleekraanidelt nagu näha on. Esiteks on väga suur väljakutse ja teiseks see pakub nagu väga suurt naudingut ka, et selles ei ole küsimuski, et kui see ei oleks mulle naudingut pakkuv, siis ma ei oleks seda nagu teinud. Et ma olen enda jaoks väga ammu juba lahti mõtestanud selle, et kui see asi muutub minu jaoks igavaks ja ma hakkan ennast kordama või et see on nagu pelgalt öeldes, eks ju, jama, et siis ma ei viitsi sellega lihtsalt tegeleda, et mul on antud mingi hetk aega siin planeedil elada ja ma tahaks selle veeta selliselt, et ma päriselt naudin ka seda, mida ma teen. Tead, sa rääkisid sellisest olulisest asjast nagu emotsioon. Et kui sul asjas on see emotsioon, sul peab olema see positiivne emotsioon, kui sa midagi teed. Sul juba on positiivne emotsioon autosport, siis sul on positiivne emotsioon, et läbi seda fotokaamera vaadata. Et kuidas sina kirjeldad emotsiooni mõju üldse eluvalikutele? Ja see on nagu see koht, kus nagu tuleb öelda, et alati emotsiooni pealt ei ole hea otsuseid teha, eks ole. Sellepärast, et suured otsused emotsiooni pealt võivad pärast nagu hakata panema sind pealt kratsima. Ehk et teatud hetkedel on, mida ma olen aastatega õppinud, on see, et kui lähed välja, hingad värsket õhku ja lased selle emotsiooni välja. Samas teinekord on väga hea emotsiooni pealt mingeid asju teha, eks ole. Et ma arvan, et selline kunst läbi elu ongi nagu see, et leida see tasakaal, et millisel hetkel nagu tuleb emotsioonidest lähtuda ja millisel hetkel mitte, et mina olen ise õppinud aastatega seda, et tark ei ole kohe tormata ja mingid otsused teha. Et pigem nagu võtta see aeg, mõelda rahulikult ja siis, kui plussid ja miinused on nagu kaalukausil, et
ära pandud, siis saada aru ja teha nagu ka ainest mõistust lähtuvalt mingid otsused, aga see minule meelest tuleb see nagu kogemus aastatega, et see ei ole nii lihtne tekkima, et noorest päevast on lihtsam emotsiooni pealt otsuseid teha. Ja noh, kehtib see tõde, et hoolimata sellest, et me näeme ümber ringi ja me teame, et kõik teevad vigu, siis me ikkagi tahame ise need head ära teha ja mitte nendest õppida ja siis oma nii-öelda teadmise kogemuse pealt siis teha mingisugused valikud, eks ole, elus. Et aga nüüd emotsioon nagu kallutatuna siis sellesse töösse, mida ma olen teinud fotograafina, et ma defineeriks selle niimoodi, et see on olnud algusest peale positiivne. Mul oli üks vana ühikakaaslane, kes kunagi ütles mulle 2005 aastal, et kui ma ütlesin talle, et ma tahaks seda sarja hakata pildistama niimoodi täiskohaga ja siis nagu käia ümber maailma, siis mulle öeldi, et see ei ole võimalik ja see kunagi ei saa teoks. Nüüd ta kahjuks või õnneks on pidanud oma sõnu sööma, isegi helistas mulle kunagi ja naeris selle peale, et näeb, et elu viskab sellised imkasid, et ei olegi kõik nii keeruline, kui toona nagu tundub, eks ole, et peab olema piisavalt motivatsiooni ja tahet asju teha. Et see emotsioon on alati nagu positiivne ja kannustanud mind ja kui on olnud ka mingid hetki, kus on nagu raske, et siis ma olen pigem nagu astunud 2 sammu tagasi. Et ma olen püüdnud vältida seda, et olla selline vana ja grumpy old man, kes käib ja toriseb, et ma ei ole rahul ja kõik on nagu halvasti või et kui ongi mingisugused kitsaskohad, kus ma nagu tunnen, et mingid asjad peaks olema teisiti, siis ma põhjendan selle ära, annan sellest teada ja üritan leida mingit lahendust, aga ei lähe lihtsalt inertsis kaasa ja ei muutu nagu kibestunuks, eks. Et ma arvan, et see on nagu väga oluline just selleks, et hoida nagu pead puhtana ja leida seda nagu kirge ja armastust endiselt ka oma töö vastu, mida sa teed, eks ole, kas on 2, 3, 5 või 10 aastat hiljem. No just. Tahaksin vaadata korra sinna sellesse nii-öelda kaamera tagusesse ellu. Ehk kuidas on sind mõjutanud see elu, mida sina sealt teisel poolt kaamerat näed, läbi nende inimeste emotsiooni, nende kogemuste, eluvalikute? No kindlasti on see mõjutanud. Võib-olla mingid asjad alateadlikumalt kui teised, aga ma arvan, et sellist kuna see inimeste hulk, kes seal, kui me räägime konkreetselt MM-sarjas iga nädalaselt ringleb on ju päris suur, siis seda kogemust on sealt nagu meeletult. Küsimus on lihtsalt see, et mis sinu jaoks on see, mida sa külge võtad ja mida sa tahad külge võtta, on ju. Et alustades väikestest detailides, kuidas nagu ellu jääda niimoodi, et sa reisid, ma ei tea, 100+ päeva aastas niimoodi, et see ei tekitaks sinust niivõrd negatiivset emotsiooni, et sa ei tahaks seda enam teha, eks ole. Või vaadata sellest, et kuidas sa võid olla 9-kordne maailmameister, aga endiselt nagu sa leiad alati selle 1 minuti, et anda kellegi autogrammi, visata paar sõna juttu, olla selline avatud ja hea suhtleja ja see ei tekita sinust kuidagi nagu sellist koormavat tunnet, eks ole. Või siis see, et kuidas erinevad kultuurid suurtes tiimides pannakse omavahel siis inimeste näol nagu tööle meeskonnana ühe eesmärgi nimel, et mis on nagu kõik väga suured väljakutsed, aga päeva lõpuks ongi nagu see väga hea kogemuste ammutamise koht, et siit saab iga päeva ellu võtta kaasa, et midagi ei ole võimatut. Küsimus on lihtsalt selles, et kas kõik on motiveeritud, kas kõik saavad aru, miks nad seal on ja kas nad on valmis panustama ka. Kus sina oma elus oled kõige enam siis näinud just seda kohta, et kui oluline on see motivatsioon? Ma tean, et sa oled vahepeal neid töövalikuid ka teinud, läinud uutesse kohtadesse, jätnud fotograafia natukene kõrvale. Räägi natukene just selles ka, et kindlasti ka sealt on palju neid selliseid nurki võtta rallimaailmast. No jah, elus ikkagi aega, et teatud asjad juhtuvad, eks ole, ja siis me peame tegema mingeid valikuid, eks mul, nagu ma enne mainisin, et mingitel hetkedel ongi, kui on keeruline, siis ma olen enda parema teadmise najal teinud mingeid otsuseid ja mingi hetk ma koroona tulekuga otsustasin ka, et 2020 ma tegin see nii-öelda pooliku aasta, kus ma astusin veidi eemale, sest ma tundsin, et on nagu liiga palju minu jaoks, väga palju tekkis teadmatust ja olgem ausad, me olime
selle koroona esimesel aastal nagu selles situatsioonis ka, kus nagu mitte keegi ei teadnud, mis nagu homme reaalselt juhtub ja kõik inimesed istusid äkki ühel hetkel kodus. Et päris hämmastav, kuidas selline asi on võimalik juhtuda, eks ole. Aga see tagantjärele vaates oli nagu väga õige otsus ja viis mind nagu palju teadlikumasse kohta just selle koha pealt, et mis siis see kirg ja on, mis mulle nagu, mida mulle teha meeldib ja kuhu ma oma aega ja tahtmist ja armastust tahan nagu panustada, eks ole. Ja 2020 juba enne hooaja lõppu ma tegin nagu otsuse, et okei, ma tulen tagasi ja siis järgmised 2 aastat on nagu väga fun, et loomulikult väga kiire ja tohutult palju eemal olemist, panustamist, aja, raha, mis iganes näol, eks ju, aga see on juba väga kiiresti ennast ära tasunud, et see nii-öelda saavutusvajadus, see rahulolutunne, maailma nägemine taaskord, eks ole, see on nagu ainult seda positiivset emotsiooni, mis on kannustanud. Just, aga kui me vaatamegi täpselt seda rahalist ja enda seda nii-öelda poti täitmist, et mida sina tahad, kas sul ei olnud seda hirmu, kui sa nüüd jätsid selle aasta pooleli, et sa tegid ainult pool aastat, et äkki nad rohkem ei kutsu või äkki tuleb keegi teine peale, sest mõnikord on ka inimestel sellised hirme, et nüüd, kui mina ütlen millelegi ei, siis nüüd on läbi ja rohkem ma ei saa seda kogeda. Ja no siin on mitu aspekti, eks ju. Esiteks, ei ütlemise oskus on väga suur oskus, seda tuleb iga päev treida. Ma teen selle nimel ka päris palju tööd, et ma oleks selles aina edukam ja see ei ole kuidagi see, et ma oleks üleolev, vaid pigem see, et ma oleksin teadlikum nendes asjades, mida ma teeksin ja kui palju ma olen nagu jätkusuutlikult võimeline panustama. Hirm oli kindlasti olemas, ma absoluutselt ei nagu väida, et seda ei eksisteerinud või lükka seda nagu ümber. Küsimus on lihtsalt see, et kuidas sa selle tundega nagu hakkama saad, eks ju. Mina usun sellesse, et kui ma olen ise kohal, olen andnud sinna maani selles hetkes parima, mida ma oskan ja kõik need, kellega ma olen koostööd teinud, usuvad minusse, näevad seda nagu panust ja seda kirge ka siis minu töö tulemustes, siis need inimesed usaldavad sind ka tulevikus. Kui need asjad ei ole nii ja need on nagu veidi lipakil-lapakil, eks ju, ja sa ei saa aru täpselt, miks sa seda teed, sa lähtud ainult võib-olla nagu nii-öelda raha teenimise eesmärgist ja kogu see asi ongi nagu üles ehitatud nagu sellele, siis ma arvan, et see varem või hiljem paraku saab otsa. Et ma usun nagu sellesse, et see töö ja hobi ideaalis peavad käima käsikäes ja kui sa panustad sellesse kogu oma positiivse energiaga, siis see peegeldub ka nagu sellele lõppkasutajale, eks ole, siis kliendi näol või kes iganes on see isik või asutuseks. Ja see läbi on ju minul ka sellistel rasketel hetkedel oluliselt lihtsam tagasi tulla. Whatever on nagu, mis iganes on see situatsioon maailmas, on alati võimalus ja sa pead uskuma ka. Kindlasti see eneseusk on see koht, et ega siis selle poole aastaga ei juhtu midagi, sa ei kaota ära äkki, kui just ei juhtu midagi väga drastilist sinuga nagu füüsilise tervisega või mis iganes vaimsega, et sa kaotaksid ära oma teatud nagu mingid oskused, eks ole, siis kõik on ju alles, et lihtsalt natuke on aega mööda läinud ja olukord on nagu muutunud, aga sinu teadmiste level, kõik see, mida sa oled siiamaani, mille nimel sa oled tööd teinud, see ei ole mis kuskile kadunud, sa lähed tagasi ja alustad lihtsalt järgmiselt lehelt. Just, ja sa tõid hästi olulise sõna sisse nagu eneseusk. Olles ka ju istudes kodus, tean, kuidas kui rallietapid hakkavad, siis kuidas mu elukaaslane teatab, et mind ei ole, ma olen kuskil ära, ma küll olen kodus, aga mind ei ole, sest ma kogu aeg tegelen selle ralli vaatamise poolega. See eneseusk, vaadates seda, milline on see panus ja see usk, et ma võin tulla esimeseks ja see pingutus ja kui ka sina toob praegu välja seda eneseusku, kuidas sina näed, mismoodi või kus kohas see eneseusk tuleb, mis asi see eneseusk on? Ma arvan, et see on midagi sellist, mis hakkab meis kasvama sünnist saadik ja väga suur roll on siin nii-öelda meie lastetoal kindlasti.
siis selles keskkonnas, kus me koolis käime, sealt edasi siis kas keegi läheb mis iganes töövaldkond, kuhu me edasi läheme koolist, eks ülikoolis, mõni käib ülikoolis, mõni ei käi, eks see on täitsa okei, ise vaatavad inimesed, kuidas nad ennast tunnetuslikult paremini tunnevad, aga kogu see inimeste hulk, kellega me ennast ümbritseme, kas teadlikult või kogemata, kui mõnikord, eks ole, et nemad läbi oma kogemuste ja siis meie suhestumine sellesse kogemusse annab ja tekitab mingisuguse nii-öelda aura meie ümber ja nüüd on küsimus selles, et kui palju me suudame sealt enda külge võtta ja mitte ainult nagu, et enda külge võtta, vaid kas me nagu päriselt midagi hakkame tegema ka ja sealt edasi siis meie oma läbi konkreetsete tegevuste peegeldamegi seda, et kas me usume või me ei usu, eks ole, kas ma teen teadlikult midagi selleks, et seatud eesmärke täita, kas ma üldse sean mingisuguseid eesmärke, eks ole, kas ma arvan, et ma olen piisav, kas ma näen, et minus võiks olla tulevikus mingit firmajuhi sisu, kas ma hakkan midagi tegema sellest, kas ma tahan veel ülikooli minna, kas ma tahan ülikooli minna 10 aasta pärast, eks ole, kas ma olen kohal pere kasvatamisel ja oma lastega tegelemisel, et ja kõik see tervikuna nii-öelda moodustab isiksuse, eks ole, ja mida teadlikumalt me mingeid asju teeme, seda rohkem me oleme kohal ja seda nii-öelda enesekindlamad me oleme ka, eks ole. Mis ei tähenda seda, et on mingi teadmatus alati, mis on näiteks tuleviku ees, on täitsa okei ja ma arvan, et sellest ei juhtu mitte midagi, kui me ei tea, mis juhtub homme, ülehomme või 10 aasta pärast, seda me tihtipeale ei saagi teada, eks ole. Ja küsimus ongi selles, et kuidas me nagu iseenda sees teeme rahu selle tundega, et see on lihtsalt eluks olemise osa. Meie oleme siin planeedil nagu suures pildis väga ebaolulised, väikesed inimesed, eks ole, kes üritavad oma elu elada kõige parema teadmise järgi. Aga kui me teeme seda võimalikult nagu teadlikult, niimoodi, et me teisi ei häiri ja nende elu ei sea ohtu, siis on nagu lõppkokkuvõttes kõigil oluliselt mugavam elada ja nagu usk sellesse mingisse tegevusse või sellesse meisse endisse saabki kasvada läbi selle, et kui ma ei tea, et ma alustan näiteks, mul on tihtipeale niimoodi, et kui ma alustan hooaega pildistamist, siis ma ei ole kunagi lõpuni kindel, et ma saan kõik asjad täpselt tehtud, mis mul on planeeritud, aga mul on vaimusilmas olemas see visioon ja arusaam ja kogemused, mida ma olen aastatega ammendanud endasse, et ma saan alustada seda teed ja ma lähen ja ma vaatan, kui kaugele ma jõuan ja iga aasta olen ma jõudnud lõpuni välja. Ja see ei ole nagu see, et ma oleksin liiga upsakas või et ma arvaksin endast liiga palju, vaid pigem olen nagu alalhoidlik ja usaldanud nagu väga paljuski elu ja seda teed, et mida ma olen nagu pidanud vajalikuks minna ja vaadanud, et lihtsalt kuhu see mind viib. Et seal jah, tihtipeale ongi see, et kas meis on nii palju seda jõudu, et me suudame seda elu usaldada ja konkreetseid hetki, et nendel rasketel hetkedel ka, kui mul ongi nagu keeruline või et pangaarvel on 5 eurot ja ma ütlen, et kas see on ikkagi õige asi, mida ma teen, eks ole, et sa pead usaldama, et kuule, et aga ma olen nendest rasketest olukordadest siiamaani hakkama saanud ja välja tulnud, et tõenäoliselt siin on ka nagu see koht, et vaatame, mis juhtub, läheme edasi. Just. Siit ma küsin, mis asi siis on sinu jaoks, Timo, edukus? Just nagu selle koha pealt, et kuulates sind, siis see edu komponent on hästi mitmekülgne. Ja ma selles mõttes on nõus, et päris raske on lahti defineerida, et mis eduks on, sest edukuse nii-öelda definitsiooniga inimese jaoks võib olla päris varieeruv, eks ole. Et ma ei ole kindel, et me saame ja peaksimegi seda mõõtma nagu ainult eurodes, dollarites või Jaapani jeenides, eks ole. Et ma arvan, et kui me teeme seda, mida me armastame, anname sinna oma nii-öelda maksimaalse energia, mis meil on olemas, siis ja oleme teadlikult kohal, siis me oleme väga suure eelduse loonud selleks, et see asi õnnestub. Et ja kõik muu tuleb sinna juurde nii ehk naa siis juba.
sellepärast, et me peegeldame seda positiivset nagu fooni, tausta ja asjad hakkavad juhtuma iseenesest. Et sa pead lihtsalt andma selle võimaluse, et need hakkaksid juhtuma. Kuidas sina näed oma naise, ütleme, pere rolli ka enda teekonnal, sest et ka ju on paratamatu see, et kui justkui kodus on midagi untsus või kolleegidega on midagi untsus, et see natuke tõmbab mati võib-olla maha, et mida sina siin ütled? Ja no esimene asi on nagu see, et prooviks siis elada nii, et ei ole untsus. Aga no asjad juhtuvad ja siis tuleb kuidagi suhestuda, eks ju, iga päev on uus nii-öelda väljakutse. Et ma arvan, et ilma pereta ja ilma oma abikaasa toetuseta ma kindlasti täna siin ei oleks, et see on väga selge. Et nagu Ott on kunagi öelnud, et neid Saaremaa kadakaid on nagu, need on päris jonjakad ja neid on päris raske nagu murda, et seal on ikka sellist iseteadlikkust ja mingit jonni aspekti päris palju juures, mis ka suurtel meestel mingitel hetkedel välja löövad, aga no siis tuleb jälle peeglisse vaadata ja endaga veits nagu rääkida, et miks mingid olukorrad on nagu keerulised, aga tervikuna selline nagu pere olulisus on kindlasti väga suur. Et esiteks see, et võidusõidult eemal olles kogu see aeg perega veeta ja teha nagu koos tegevusi, mis iganes siis need on, aitavad seda mõistusselgena hoida ja anda nagu elule mingit teist dimensiooni ka. Ehk et me ei ole ainult ühe nagu teema kesksed, et see on nagu tihtipeale see, mida on ka teised öelnud, et kui me nagu hingaksime ainult ühte teemat 24/7 sisse, et siis on päris keeruline jääda kuidagi nagu normaalseks, sellepärast et me ei näe nagu üldse seda teistsugust poolt elul. Ja midagi, mis annaks meile seda hapnikku, et veidi ennast nagu välja lülitada, et see nagu pere poolt kindlasti tuleb. Ja ma arvan, et see aitab nagu sellist värskust anda ka just selle poole pealt, et kui ma nagu fotograafiat silmas pean, et kui ma lähen mingile järgmisele tööle või väljakutsele, eks ole, et siis mul on nagu välja puhanud ja mu pea on selge, et ma olen saanud nii-öelda selle nupu on-offi pealt vahepeal ära teha ja restart on nagu aidanud. Samas ka pingutus, et tegelikult tihti on ka ju see, et tulemust ei ole ilma mingit tüüpi pingutuseta. Ja kui sa nüüd vaatad täpselt seda ralli maailma, nemad ju tegelikult pingutavad, mis võib minna või et millest kujuneb üks selline pingutus, et tõesti anda iseendast kõik, et mingil perioodil siis saavutada siis tõesti sellel konkreetsel perioodil see tulemus ja siis jälle seada fookus võib-olla kuskile mujale. Ja no üks asi on, eks ju, võidusõidumaailm ja rallimaailm, aga nagu ma isegi tooks selle laiema spektri sisse, et ükskõik mida me teeme, reeglina asjad ei kuku lihtsalt sülle. Ehk siis seal taga on töö ja vaev. Ma väga ei tahaks täna enam seda öelda, et see peab olema selline ränk ja tõde ja õiguslik kraavikaevamise kunst, või ma pigem ütleks, et teeksime nagu asju teadlikumalt ja oleksime rohkem kohal oma otsuste tegemisel, aga see kuidagi ei lahenda teatud küsimusi või sellist teatud otsuste tegemist ja töö vaeva nägemist nagu iseenesest ära veel, et see töö tuleb ikkagi sinul endale ära teha ja töö all peame silmas ka siis nagu selle enda üles töötamist, eks ole, kogemuste saamist, lõputuid tunde kuskil, mis iganes kaamerasettinguid sellest tehes, uut oskuste taset arendades, kuidagi nagu püüda leida neid ideid, mõtteid, oskuseid, mida täna võib-olla ei ole või mida sinul ei ole, et mida sina tahad endale omandada. Ja see kõik on siin töö taustal, et kas olen mina või see on nagu võidusõita, et tihtipeale on see, mis jääb kõik kaadri taha ja seda nagu ei ole näha, et selleks, et sa kuskile jõuaksid, on ju. Ja aastate pikkune kogemuste omandamine ja siis selle realiseerimine ka, et ei ole üldse harvad juhud, kui ma proovin mingeid uusi asju enda jaoks, mida ma tahan nagu teha ja siis ma ebaõnnestun nendel ja siis eks neid sõnu on erinevad, mis sealt välja tulevad siis, sest asi ei õnnestunud, aga
ma arvan, et edu võti ongi nagu selles, et ma ei anna alla, vaid ma lähen järgmine kord tagasi, proovin uuesti. Milliste uskumustega sina üles kasvasid ja kuidas need on ajas muutunud? Jaa, mul vedas selles mõttes, et ma kasvasin üles sellises kohas nagu Saaremaa, mis on kindlasti nagu Eesti inimeste jaoks, mandri inimeste jaoks on selline veidi nagu romantiline ja unikaalne koht, niisugune meretagune asi ka, et kes on veel siin nõuka ajal kasvanud, nad teavad eriti hästi, et siis tuli veel, kui passi on kaasas, siis ikka praamiga üle ei saanud, eks ole. Aga ma lapsest saati väga palju kasvasin nagu looduse keskel ja see kuidagi andis mulle sellist liikuvust hästi palju, ma julgeks öelda. Ja see liikuvus on nagu käinud minuga tänase päevani kaasas, et sellist nagu tubast olemist on minu jaoks olnud alati vähe ja ma olen olnud nii vanaema juures maal kui linnas ja mida ma olen sealt nagu palju, mida ma olen sealt kaasa võtnud on kuidagi see, et lapsest saati see töö tegemise aspekt on alati olnud nagu oluline, seda ei ole üle rõhutatud, aga see on olnud kuidagi kogu aeg laual, et isegi siis, kui mulle ei meeldinud need peedivagusid rohida, mis olid mingi 25 meetrit pikad, eks ole, ja päike paistis, siis ma pidin seda ikkagi tegema, et kas seda ekstra küpsist saada või mitte. Ja sealt edasi ma olen nagu täheldanud, et on inimesi, kes samal hetkel tegid mingeid teisi valikuid kui mina ja nad on teises kohas täna. Ehk et võib-olla mingid otsused, mida tehti võib-olla varemas eas minu eest, olid õiged ja täna ma võin neid nagu kinnitada selles mõttes, et ma ise oma tarkuse pealt võib-olla ei oleks neid nagu osanud täpselt teha. Aga see kõik on moodustanud, nagu andnud mulle selle kindluse, et mida iganes sa nagu teed, et see baas peab olema alati tugev. Eks ei saa olla selline kõikuv ja ebakindel teatud mõttes ja sa pead olema alati valmis nagu panustama kas töö või mingi konkreetse tegevusega, mingi eesmärgi nimel ja sa pead nagu teadlikult mõtlema, et mis see eesmärk on, eks ju, et kuhu sa tahad nagu päriselt jõuda. Et kui me hakkame mingis suunast liikuma ja meil ei ole seda selgust, siis me ei jõua pärast nagu nii kohale, sellepärast et kõik need viidad ja asjad, mis me vahepeal olid, et need on, me ei pannud lihtsalt tähele, sest me ei saanud aru, mis toimub, eks. Ja minu ema ja isa täpselt samamoodi andsid mulle seda teadmist ja koolis ma olin suhteliselt hea õpilane. Mingid hetked olid ka rasked, sest ma ei saanud aru, et miks mingid ained on mul vaja täpselt õppida, aga no tuli siis natukene lihtsalt pingutada veits rohkem mingite asjadega ja keska nagu läbisaamine oli suht lihtne, aga samas nagu andis mulle väga palju juurde. Ja siis ma ülikooli aeg oli juba siuke, kus kuna keskkooli aeg oli nagu suhteliselt intensiivne ja sealt nagu tuli sellest tarkust päris palju. Ja siinkohal ma shout outu Saaremaa Ühisgümnaasium, kelle õpetajad ja direktor ikkagi olid omal ajal selle 21. sajandi alguses nagu meie jaoks nagu täitsa elu muutit, ma arvan. Ja ma arvan, et minu koolikaaslased nagu nõustuvad minuga, sest me tegime asju teisiti ja meil anti nagu võimalus panustada ka sellistesse valdkondadesse, mis on nagu nii tavapärane. Tegeleda seal juba oma aegsete noortega, korraldada mingid üritusi, osaleda etlemises, panustada sporti ja nii edasi, et see juba avardas seda silmaringi nagu tohutult tolle hetke kohta. Ja sealt edasi ülikoolis mul läks kuidagi niimoodi, et mul oli kogu aeg näpp püsti, aga ma sain kuidagi selle nagu lõpuni. Kohati ise ka aru ei saa täpselt kuidas, aga selles mõttes, et ja sealt edasi oli selline, et ma ei saaks öelda, et ma olin kogu aeg nagu teadlikult kohal, pigem oli see, et ma kolistasin mingisuguseid ämbreid täpselt samamoodi ja üritasin nagu leida ennast, et mis mulle meeldib, mida ma teen ja siis mingil hetkel ma jõudsin läbi elu oma tänase abikaasani, kellega koos me siis oleme nüüd koos juba 6 või 7 aastat. Et tema nii-öelda teadmine ja
tarkus kuidagi avardas minu silmad just sellest aspektist, et kogu see maailma ruumi tajumine, mingite otsuste tegemine, teadlikult kohal olemine, võib-olla kirjandusse rohkem süübimine ja nagu, et ma ise tahan seda teha ka, et ma ei taha seda teha sellepärast, et keegi sunnib mind seda tegema, vaid ma ise läbi selle arenen ja saan nagu paremaks mina versiooniks, eks ole. Et see teadmine tekkis nagu suhteliselt nagu kiirelt ja edasi oligi töö juba mingite detailidega. Aga selleni jõuda, siis ma pidin ikkagi aastaid nagu eksisteerima ja elama ennem, et see teadmine tekkinud nagu üleöö, et võib-olla tagantjärele, kui ühe poolt nagu oli väga äge see, et koolis oli nagu väga mitmekesine ja kõik väga palju teadmiseid anti, siis võib-olla seda praktilist poolt, kuidas nagu saada hakkama majanduslikult, kuidas saada hakkama vaimselt, kuidas nagu lihtsalt luua inimsuhteid, kuidas nagu meeskonnas toimida, sellist teadmist tegelikult ei antud. Ja kui ma nüüd vaatan nagu tagantjärele, siis see võiks olla küll see, et mida tulevikus silmas pidades sealt võiks just saada, sellepärast, et siis me oleme palju teadlikumad kooli lõpetades. Just, ja üks selline oluline punkt ka jällegi, mis siit sinu üldsellisest vaatest tulebki välja, et palju tööd teha, aga mingil põhjusel juhtub see, et inimesed läbides seda teekonda, nagu ka sina välja tõid, muutuvad vaimsemaks, hakkavad väärtustama teistsuguseid asju. Mismoodi sa seda maailma nii enda kui ka siis enda töökogemuse baasil näed? Ja see on nagu, see tekib niimoodi, see on nagu loomulik areng, kui sa oled sinna sisse juba nagu astunud, eks ole, ja sa pead mingid otsuseid väga nagu teadlikult enda jaoks nagu tegema ja lahti mõtestama ja aru saama ka, et mis selle või tolle otsuse taga on. Ehk et on olnud nagu etappe, kus ma olen olnud ümbritsetud inimestes, kellega mul ei olnud väga millestki rääkida, nad ei pakkunud mulle mingit väärtust ja ma ei ütle nagu seda selle pärast, et ma oleks kuidagi nende peale nagu tohutult emotsionaalselt nagu vihane või et üleolev, või pigem see, et ma lihtsalt sain aru, et võib-olla see ei ole kõige õigem koht minu jaoks ja ma olen pidanud siis lihtsalt või teinud need otsused, et kuulge, et sorry, aga ma arvan, et meie kooskäimistel ei ole nagu suurt pointi, sellepärast, et lihtsalt me raiskame teineteise aega ja ma arvan, et selline puhas ausus mingitel hetkedel on nagu olulisem kui üksteisele silma valetada ja käia mingit rada aastakümneid ja tegelikult lõpuks aru saada, et kuulge, et sorry, aga nagu me lihtsalt raiskasime aega, eks ole. Ja selline teadlikkuse kasv minu meelest on nagu positiivne, on nagu selle juures see, et sa hakkad nagu nägema seda suurema pilti, mis on nagu lisaks sulle ka kõikidele ümberringi olevatel inimestel, kes on nagu selles maailmas sees ja see tajumine ja see, et väga tihti inimesed, kes on nagu teadlikult kohal, on ka palju, esiteks nad on kahe jalaga maa peal ja teiseks nad on kuidagi palju vastuvõtlikumad ja palju sõbralikumad ja nad ei mõtle ainult nagu iseenda vajadustele, vaid nad on valmis panustama ka nagu ühiskonda suuremal määral oma aja, energia või siis ka kui võimalused on eks rahaga. Et see kõik on nagu ajaga arenev ja eeldab mingisugust otsuste tegemist ka, et sa jõuaksid sinna kohta, eks ole. Ja võib-olla nagu kõige, mitte ainult üks teadmus või tõdemus, mida ma olen kaasa võtnud, esiteks see, et ma ei ela ainult selleks, et ma töötan ja teiseks see, et kui ma ise ei ole päeva lõpuks nagu terve mõistuse juures, siis ma ei saa ka olla kuidagi hea selles, mida ma teen, sellepärast, et see peegeldub nagu välja ja ma varem või hiljem põletan ennast läbi, eks ole. Ja mis tähendab seda, et ma olen nagu vastik emotsionaalselt tõenäoliselt oma perele, oma kolleegidele, oma sõpradele ja keegi ei taha väga minuga koos olla. Ehk et kõik see moodustab nagu terviku ja ma pean ikkagi nagu väga selgelt olema kogu aeg kohal ja kui ongi raske, siis ütlema, et kuulge, sorry, aga ma vajan veits nagu abi praegu, et mul on nagu keeruline, et kas ta annate mulle hingetõmbruumi või et ma vajan veidi nõu,
et mingis olukorrast nagu välja tulla või et kuidagi saada uuesti ree peale. Et selline inglise keeles on hea sõna, selline humbleness, et selline enese nõrkus, julgus näidata oma nõrki kohti välja, ma arvan, et on väga okei ja seda tuleks teha rohkem, sellepärast, et mitte keegi meist ei ole täiuslik ja isegi siis, kui me nagu Instagramist vaatame 24/7, kus kõikide elud on nagu täiuslikud, siis ikkagi see ei ole päris elu. Et see on nagu kujutelm elust, meie parimatest nii-öelda hetkedest on ju, aga on okei olla veits nagu selline seiklusimuline ja panna proovile, eks ju. Et kui meile öeldakse ette, et kõige parem aeg postitada Instagrami mingi pilt kell esmaspäeva õhtu kell 9, sest siis on sellel kõige suurem väärtus, siis mu küsimus on see, et aga väärtus kelle jaoks? Mis väärtus ma pakun? Ma pakun kell 9, ma pakun seda väärtust, mis mulle ette öeldakse, et sina nüüd pane siia see väärtus ja siis me otsime sulle mingi auditoorium, eks ju. Ei ole, et mina otsustan selle, mida mina jagan ja need inimesed, kes selle juurde tulevad, kas nad leiavad sellest väärtust või mitte, on nagu juba nende otsustada. Aga me ei saa ette dikteerida kõike nagu selle valemi osasid ja öeldes, et ainult kui sa teed niimoodi, siis sind saadab edu. Et see veits on nagu selline, et me ei lase ise asjadel nagu juhtuda sellist loomulikku radapidi ja see võimaliku nii-öelda vau-efekti ei saagi nagu tekkida, sellepärast, et me tapame selle joos juba ära, sest me tahame kõiki asju ära reguleerida ja kontrollida samamoodi.